poolmaratoni. Ikka olen kõige parem. Kohta on koos. Esimese rattavälisus. Täna jookseme poolmaratoni. Ma arvasin, et see on mu elu esimene poolmaraton, aga ma leidsin mingi vana kella, mida ma kaitseväel kasutasin ja tuli välja, et seal oli üks 22-kildine trenn rekorditud. Aga see oli rohkem siuke pool jooks, pool kõnd, sest siinkohal tervitused aspirant Kaselale, keda me seal kaasas tirisime lihtsalt, et vaevu püsis meil seal järgi, ei suutnud joosta. Loodan, et sa vaatad ja et see video inspireerib sind trenni tegema. Täna teeme siis tiiru ümber Ülemiste järve ja eesmärk alla 2 tunni. Ma arvan, see on täitsa okei. Peaks väga tehtav olema. Esimesed 5 kilti tehtud. Pool on joostud, 5 minutit kilomeeter tempoga. Tunne on ok, aga nüüd peab võtma mingi keelid sisse, sest teine pool võib muidu väga raskeks minna. Kui magus. Magneesiumiga. Nagu Fanta. Prügi ärge kunagi maha lisake. Selleks on olemas prügikastid. 2/3 täpselt joost, ehk siis natuke üle 14 kilo. Tegin kogemata 14 kilomeetri kõige kiirema 4:33 minutit kilomeetri kohta. Ma ei tea, tunne on nagu hea. Alla 3 kildi jään natuke. Huvitav, et pasa. Jopas. Kurat, ma isegi nagu ei vitsi rääkida. Ma pingutan lõpuni ja praegu on hea tempo ja hea rütm. Nii et lõpus räägime. Muidugi mingi mõnus tõus siia lõppu. Tuli ära. Väga kõva tunne, aga viimane kilomeeter. Ma juba tunnen, mul midagi taga annab tunda. Väike kõnd. Siia lõppu. Oi, see on ikka väga. Kõik kohad on väga kanged, isegi käed. Ja midagi mul seal tagareias. Mingi kõõlus ikka annab tunda. Jalga väga sirjaks ei taha lasta. Viimased mingi 3-4 kilomeetrit olid väga rasked. Aga ma ei tea, peale seda, kui ma need keelid sisse võtsin, ma ei tea, mis juhtus. Üli okei tempo. Parem jalg on. Kurat, ma kardan isegi, et midagi võib viga olla. Venitamine ei ole kunagi nii hea on nagu jõhker. Oi, säärtel on praegu nii hea tegunud, et selles suhtes läks seal kehvast, et mul on siit veel 3 kilti koju kõndida. Paarsada meetrit peab jalutama, siis saan mingi tõuksiga. No näed, masin ka leitud. Oi, see parem jalg on huvitav, see on huvitav. Pikali on kõige parem olla. Nii on kõige parem, jah. Tegelikult peaks kurat jooksutasud ka ära välja vahetama. No vaadake neid, need on ikka rävalad juba. Treener magas sisse. Aga see ei takista trenni tegemast. Proovime teha samu asju, mida õpetati. Kuna mul hingamine on päris kehv praegu, siis seda ma ka harjutan, seda liigutust paremale. Aga ikkagi päris tihti peab peale 25 meetrit puhkama lihtsalt taastuma. Ja nagu näha, siis siin läheb ka vahepeal päris pekki. Ja vahepeal tuleb välja ka. Aga see tehnika on muidugi kole hetkel. Vahepeal läheb ikka pekkiga. See on päris pikk tee on veel minna. Lõpuks on kops nii koosed. Ma olen kokku tuli mingi 900 meetrit. Homme jälle. No davai.
saan koos. Nagu ikka. Eile oli enam-vähem samasugused kommentaarid. aga tee nüüd lõpuni, siis lähme sealt. Üritan nüüd delfiini liigutust. Ütlen ausalt, ma tunnen ennast nagu mees tantsulaval, kellel on puusad täiesti kinni. Lihtsalt ei suuda seda nagu ussi teha seal vees. No see kala on küll natukene kuskil peolt tulnud. Marss! Noh, väga hea. Juba areneme. Noh, mis sa arvad? Tundus kui kiire. Kell on 9 õhtul. Ja see oli ainuke aeg täna, kui ma sain trenni tegema tulla. Kunagi ma arvasin, et kui sa tahad 5 kilomeetrit nagu üli kiiresti joosta, siis sa peadki lihtsalt tihti jooksus käima, panema täiega ja küll lõpuks nagu tuleb hea aeg ka. Reaalsus on see, et tegelikult peab see treenimine olema vähe läbimõeldum. Ja lisaks nii-öelda kiirematele lõigutrennidele tuleb teha ka madala pulsiga trenne. Seega täna on üks selline päev, kus jookseme madala pulsiga. Tunnen seda, et mu keha ei ole harjunud nii-öelda pikemaid distantse jooksma. Et ma ei tea, palju ma jalkaväljakul jooksen, aga noh, varem oligi see, et ma jooksin reaalselt maksimaalselt 5 kilomeetrit oleks lühike konkreetne trenn, lühike ja kiire. Aga ja nüüd ongi, ma tunnen, et kui paned juba, täna jooksime 8, siis on kohe ka sääred natuke rohkem vajavad venitamist ja muud kohad ja et peab harjutama keha peab harjuma hakkama pikemate distantsidega. Täna on hea päev, sest me saime oma esimese ratta. Nii et lähmegi täna testime veits, pikka sõitu ei tee. Homme on vaja jalkat mängida. Kiirit mul muidugi praegu ei ole, mis on jama. Aga siis oleme ettevaatlikud. Väike paus. Seadistame vahepeal veid. Tundub, et see natuke tahab sinna vastu käia. Praegu on terve tee vastu tuul olnud. Ma saan aru, et see ei ole üldse mugav tuulega sõita. Et jah. Aga selle rattaga, maanteerattaga sõitmine vajab natuke harjumist. Need lenksud on harjumatult kitsad. Aga kiirem on küll, seda ma võin öelda. Muideks mul praegu on täiesti lambised tavalised pedaalid siin peal, sest mul pole kingi veel. Need ma plaanin nüüd juuli alguses osta ja siis ka pedaalid vastavalt sellele. Ma olen täiesti läbimärg. 100 meetrised otsad tulevad juba väiksed ja väga mõnus on.